tulemast järgmisesse osasse. Me siis hommiku üllatuseks saaks vihmale peale. Nii et me oleme suht lost, mida teha. Aga alustame hommikusöögist, kuna võinud. Täna siis teeme lihtsalt võikusid ja ma reaalselt vihkan hommikusööki. Hästi meil teha hommikusööki. No see osa võiks vist mitte olemas olla. Järjekordne osa sellest, mida Kärt vihkab. Äkki kellelgi on juba nimekiri tehtud, mida Kärt kõike vihkab. Ja nagu neid asju on palju. Sest et ma ei tea miks. Aga jah, tule teeme vist võikusid. Ja siis ma koristan bussi, täidan roosa veepotis ära ja siis viskan prügi ära ja siis jah, lähme vast sõitu. Kell 12 vist on check-out, kui mitte kell 11, ma ei tea. Ma ei tea, mis kell on. Kell on juba 10 läbi 18. Raha ei ole. Küsitakse saab. Ja selline see siis on. Teed võikud valmis ja eks näete võib-olla veel. See ei ole seal Koopa maal või mingi maal. See on päris elu. Siuke elu on meil. Siuke kohutav elu. Vaadake, mis nad siin korraldavad mu selja taga. Täitsa ilme. Täitsa ulme. Ühesõnaga lähen matkale, kui me jõuame sinna. Me mingi tund aega ennast valmis pannud lihtsalt. Täitsa ebareaalne. Kui kaua meil aega läheb. Aga noh. See on mingi eriline puu, ma arvan, see ei ole tavaline puu. Die Hammerscheibedon, Silverheir, Firr. Inglise keeles ka Silver Firm. The Himmerstross Firr. Siis neid on nende foresteri. No vot. Saab vetsus ära käia, jah. Sa raiskasid meil seal. Bussis vetsu. Jai. Ühesõnaga, nagu ma juba ütlesin, me läheme matkale. Ja või noh, ma ei tea, kas see on matk või siuke jalutuskäik metsas või no ma ei tea. Ühesõnaga, mingi 8 kiltsa edasi tagasi peaaegu. Nii et ilm on mega. Ei ole väga soe. See on Leigenvägen. Lingavang. Lingang. Ma ei tea, mis. Lingang. Leifermweg. Ma ei tea, ühesõnaga, 2 sõnaga, 3 sõnaga. Matkale ilm on okei, mingi 6 kraadi on ainult sooja, aga päike paistab, tuult ei ole. Siuke ideaalne ja taevas on praegu veel suhteliselt sinine, nii et ehk ei hakka sadama. Et siuke suht idekas sügisilm, ma ütleks. Kuidas kommenteerid? Muy bien. Lähme.
tere hommikust! Ma ei hakka ennast näitama, ma näitan teile parem seda ilusat vaadet, aga samal ajal räägin. No, juba teine junn, mul üks on juba käes. Vend juba teine junn hommikul lihtsalt. Aga me tudusime siis siukses kohas, täiesti maagiline koht. Nagu ikka mingi kirikuparkla. Aga ma korjan selle junni ära, siis ma räägin teile edasi. Ühesõnaga, nüüd mul on 2 vorsti. Läheme proovime otsida mingi prügikasti kuskilt. Aga me oleme siis mingis väikses, ma ei tea, külalinn. Ma ei kujuta ette, ma isegi nime ei tea praegu peast öelda. Me eile peale seda matkarada otsisime, ega siin üleval mägedes väga kerge ei ole selle tasuta kohaga. Campsite saad küll endale, kui tahad, on ja mingi 50 kulli nägu või midagi. Või 50 kulli ööve. Aga no me ei tea, käsi ei tõuse kuidagi maksma seda summat. Ja no siin tasuta kohas sai ka ju. Olime siis kirikuparklas. Oi, ma keeran teistpidi, lihtsalt vaadake. Lihtsalt vaadake seda vaadet. See on nii mega ilus nagu. Aga põhimõtteliselt olime siis kirikuparklas. Hommikul oli kirikus mingi asi ka, pühapäev on täna, nii et hommikul oli kirikus nagu ikka väikene kogunemine, ehk parkla oli hommikul tuli autosid täis. Aga kõik naeratasid meile ja keegi ei olnud pahane, nii et tundub, et oli fine, et me seal olime. Ega me ei seganud ka kedagi, ei võtnud tervet parklat ära, olime rahulikult ühes nurgas rahulikult. Ja nii oligi. Nii. Aga jah, siuke kant siis. Väga mõnus. Ja täna on nagu täitsa imeline ilm lihtsalt. Täiesti imeline ilm. Ja see on täitsa epic, mis siin toimub. Aga siin nurga taga on prügikast. Ma panen vorsti junnid ära. Aga siuke hommik. Ja eks me siis täna hakkame edasi liikuma vaikselt. Igatahes me eile sõitsime ja siis me nägime mingit seda asja siin Kirik. mäe otsas. Ja, kirik. Aga siis me nagu ei näinud seda. Ja siis nüüd me sõitsime tagasi. Siis me nägime jälle seda. Ja nüüd me siis tulime seda vaatama. Nagu, jah. Ma ei tea, kui sa sealt otsa poolt filmist seal ei näha kiirteed. Kui me kiirtee pealt maha keersime, esimene asi, mis me nägime mäe otsas, oli see kirik nagu. Ja siis me sõitsime natuke edasi, pole enam. Lihtsalt pole. Ilmselt me sõitsime siit alt kuskilt mööda, ei näinud, see on nii kõrgel nagu mäe otsas. Ja nüüd, kui me tulime tagasi, siis me nägime. Siis me jäin seisma, vaatasin, kuidas siia saab ja tulime korra vaatama. Ikka päris ulmena. Kena, aga kirik ise on kinni, nii et neil vist sai just läbi täna pühapäev ka, et siis ei saanud sinna sisse. Aga jah. Mis asja sa teed? Näitsin kirikut. Pahu. Kell on juba õhtu, juba 9. Me jõudsime tegelikult ööbimispaika mingi 3 ajal vist. Me jõudsime päris vara, jah. Mingi 3:30 äkki. Midagi nii, jah. Midagi siukest. Me oleme siin juba binge-watchinud terve seriaali ära. Jaa. Kuidas autos inimesi mõrvati? Itaalias. Autos mõrvati inimesi. Ja seda mõrvarit ei leidu mitte kuna üles. Nii, et ilmselt me läheme sama teed. Ma ei tea, kas üldse siin su kuulata, meil praegu diiseliiter ka töötab, sest õues on -kraadid ja lund saab. Me oleme kuskil 1200 meetrit üleval. Vaatasin. Aga jah, me oleme elus ja terved ja bussis. Terve päev lihtsalt sadas. Ja terve päev sadas, et meil ei olnud nagu nii midagi rohkem teha ka ja nii, et näete meid võib-olla homme, võib-olla meil on pakiseiklus homme, võib-olla mitte, me ei tea veel. Peaks olema. Amazoni pakk peaks küll homme jõudma. Okei, Amazon jõuab, aga kas ka teine pakk jõuab? Ei tea. Aga olgu, me läheme toitu. Ööbisime siis sellises kohas. Hästi suur parkla on. Hästi suur. Läheb sinna lõpuni välja. Juba esimesed inimesed on kohal. Need, siin on suusakeskus, nad lähevad siia suusakeskusse ja siis nad lähevad siit rongiga üles ja siis nad lähevad uisutama ja lumel vaatama mida iganes. Ja see, kus nad lähevad, on 3150 meetrit kõrge mägi. Meie oleme vist 1200 põhimõtteliselt. Vot, ja need on meil 2 itaallast.
Need siis olid ka meiega öösel ja meie taga on ka üks sakslaste autovis, kes siis oli ka siin. Et täna on ilus ilm ja täna on täitsa kena vaadata, aga öösel oli mingi -4. Et siis oli päris külm, aga pole nii hullu. Vot. Lähme oma pakile järgi, aga pole. Mingi siukse asjaga saada. Millega saatma peaks? Kastikesega. Ju ei olnud kasti väärt. Nii, see on õige ju. See on see kaabel või? Ei ole. Ei ole. Ei ole, see on see muundur. On pinge muundur, kuidas ma selle lahti teen. Kas ma aitan sind? Ei, tundub õige asi igatahes. Ja see peaks olema see kaabel. See kaabel on eriti hästi ära paikitud. Tundub, et on kõik õiged asjad. Me ei tea, kus me oleme, sest Google Maps viis meid. Näitas, et et siit saate kuskilt sillast ja see sild oli nii. Ja sealt tuleb suht sama sild, ma arvan. Ah, ole vait. Päriselt. Ei mahu siit kuskilt. Ja see on sama sild. Ei, see on natukene isasem vist, aga... Seal oleks mingi liiklusmärk ka. No me saame kohe teada, jah. Ma arvan, et me peame mingi ääretu ringiga tagasi minema. Siit saab vist enne. Me saame siit tee peale vähemalt. Ei, siit vist saaks küll. Siit saab sõita küll, aga ma ei keera siit praegu välja. Ma pean minema siit paremale. 2,5 tonni. Olgu, siis me ei saa siit minna. Kurat, see Google Maps on ikka siuke pask ausalt öeldes. Kasutage Osmandi. Miks ma ei pannud Osmandi, ma ei tea. Aga ma kohe parandan selle vea ära. Ma ei hakka siin ekslema. Saadame selle minema, võtame ilusti Osmandi. See võib-olla ka ei saa aru, sest see asub kuskil. Oval küll ta saab. Tõmba kaarti. Ei, me ei võta Osmandit ka täiesti pekkis. Me võtame manuaalse selle, me peame siit suure tee pealt olema. Kuidas me suure tee pealt saame? Siit me ei saa. Siit saame. Ehk ma peaks siit minema Vasakule. Ei, ülihokk on selles mõttes. Ülihea. Tõesti ülihea. Ma ei tea, me sõitsime kellegi hoovist läbi mingist kuradi jalakäijad tee pealt mulle tundus. Samas ühtegi märki ei olnud, et seal sõita ei võinud. Ühtegi liiklusmärki ees ei olnud nagu. Siin on mingi sild enne. 1,4 tonni. 14 tonni. Siit saab. Ära jama raisk. Siit saavad. Ahah, nüüd mu Google Maps läks minema. Sest ta solvus. Ja nüüd ma pean siit seisma jääma, et aru saada. Vist pean siit vasakule minema. Jõle raske on ise kohe. Ja minu maps näitab ka vasakule. Vasakule, jälle vasakule ja jälle vasakule või? Jah. Ei, natuke edasi ja siis vasakule. Mis 4x4 raisk? Matilda ongi 4x4 raisk! Anna andeks, Matilda! Ma ei tea, kui süga seal on. Ma ei tea.
kambi mu krõps ära, tont! Ja siis ma arvan, et me peame siit ära sõitma. Too hetkel. Ei tundu nii hull. Ei tea jah, mingi imelik plats on siin. Oleneb kuhu poole Starlink tahab, et me näoga oleks. Muidu me saame sinna. Päris asjakas kõrg. Ma ei tea, kus ma issand juba. Panen näoga sinna linna poole vaatama, mis toimub. Tere tulemast. Mul ei võtsin välja, nii et... Welcome to van life. Igatahes praegu tundus loodis fine, aga vaatan, kas need töötab, aga jah. Elu on ikka seiklus, no elu on seiklus. Aga ma ütlesin wifi välja ju. Tola, nii pean wifi'sse. Juba obstructed. Ei no see on siin sõitmise ajal, no me veel ei tea. Praegu on nagu ilusti jooksnud. Okei. Vaatan alignmenti. Kuhu korda siis ei tahaks ennast keelata? Oleks niimoodi saada tegelikult. Ma panen ennast niimoodi pool vilta. No, vaata mis. Töötaks paremini. Sellest on nagu väga hull ei ole hetkel. Aga ta võib natuke aega ju seitida ka. Las ta natuke aega seitib. Jah. Ja vajadusel saab ju katusele hommikul jälle panna. Just. Võtta. See on siis meie parkimiskoht Valges. Iseenesest on väga kena. Kas teile jõudsime kott pimedas, siis nii kena ei olnud. Tere! Meie tänane töökoht siis. Meie tänane töökoht, kus me teeme päeval tööd täna. Tada! Väike Lidli parkla. Great success! Sest, näete, seal on onu harjaga. Seal on pakiautomaat. Siia võiks tulla pakk, aga me ei ole kindel, kas see tuleb automaati või sellega tuleb onu, tuleb bussiga ja siis tahab pakki kohe kätte anda. Me ei tea, sest sellega mingi aga. Et eile meile tuli see Amazoni pakk, millega me saime siis Starlinki, nüüd seda te nägite juba. Aga nüüd meil see originaaljupp, mis meil katki läks, on ju. Me oma vana saatsime ju Saksamaale ja nad saatsid meile uue vastu. Ja see peaks nüüd jõudma. Täna hommikul ta oli siin kuskil kõrval linnas kuskil ja seal oli kirjas in delivery ja peaks täna see päeva jooksul tulema. Nii et kuna mina olen selline kannatamatu vend, igaks juhuks tulin siia parklasse, nüüd iga tund keerame kella edasi, sest siin on ainestunde parkeliinen. Ja siis me oleme siin. Ja loodame, et saame selle paki kätte ja siis saame minna üle piiri ära Itaaliasse. Siit Itaaliasse on mingisugune 45 minutit sõitu, nii et kui see tuleb mingil normaalsel ajal see pakk, siis paneks kohe minekut. Sest meil oleks vaja tegelikult igasugu asju teha, meil on suhteliselt keris nagu. Ja siin ei ole nagu midagi, ei ole teenuseid, meil oleks vaja vets tühendada, meil oleks vaja vett panna, meil oleks vaja pesu pesta, meil oleks vaja ennast pesta. Ehk see, ma just ütlesin seda. Et meil on vaja, jah, tegelikult campsite'i lausa. Nii et vaatame. Tahaks minna, sest siin ei ole ühtegi. Või siin on mingi 2 tükki, mis on terve hooaeg lahti ainult ja nende hinnad hakkavad sealt 50 eurist või midagi. Nagu, aitäh. Et jah. Ühesõnaga, siin me täna töötame ja eks me siis anname teada, kui pakk tuleb või ei tule või ei tule või midagi ikka. Ühesõnaga, ma jälle liiga palju rääkinud, sellepärast ma kaamerat kätte ei võtaks, pärast tuleb kõik see ära lõigata. Tšau! Tere jälle! Oleme tagasi siin samas sööbimiskohas, kus eile olime. Ehk siis, päike paistab silm, väga hea, te ei näe muidugi. Ehk siis ei saanud oma pakki kätte. Olime seal Lidli parklas ja ootasime pakki ja siis nägin, et see pakiauto sõitsi mööda. Ja hakkasin siis mõtlema, et miks ta mööda sõidab.
et ma ju panin ometi selle aadressi, siis kontrollisin aadressi, panin hoopis mingi, ma ei tea, 7 minutit edasi sõitu. Kuskile olin pakiautomaadi pannud. Tõmbasin kähku bussil hääled sisse sinna järgi nagu. Aga ei näinud enam pakiautomaati ja siis paki staatus oli juba, et ei saanud kätte toimetada, et see koht, kuhu toimetada pidi, oli kinni. Ma ei tea, kus ta seda viia tahtis, igastas kinni ei olnud. Keegi mulle ei helistanud, keegi minuga midagi ei rääkinud. Noh, tuleb välja, et siin vist ei räägitagi. Noh, siis Kärt leidis lõpuks mingi telefoninumbri internetist, helistasin sinna. Seal läks mingi 1000 aastat aega, pidid mingi 100 000 numbrit sisse toksima, mingi selle koodi omal pidid seal numbrid pealt sisse panema, et noh, neil oleks info koha olemas ja lõpuks sain mingi tüüdiga jutule siis seal. See küsis mu käest muidugi täpselt aadressi, no mida ma oskan öelda talle, mingi Jeersvuurstrasse. Noh, ma ei oska hääldada nende neid. Siis vend oli ülipahane seal peale. Aga lõpuks sai mis räägitud, et kuna täna ta ei saanud kätte tuua, siis ei tule nagu, ei saagi täna pakki. Ehk siis homme viiakse see kuskile mingi lambi kohta. Mingisse, ma ei tea, mitte postkontorisse, aga neil on mingid omad partnerid, kes siis võtavad neid nagu vastu neid pakke. Ja siis nad viivad sinna ja siis ma saan homme sealt kätte. Nii et loodame, et siis saan homme kätte oma paki ja saame siit lõpuks ära minna. Sest meil tegelikult lõpeb täna öösel, südaöösel lõpeb vinegett ära. Et meil on uut vinegetti vaja siis osta. Ilmselt ostame 1 päevase homme. Et me homme enne ei kavatse kuhugi siit minna, kui on see e-mail. Nad ütlesid, et mulle tuleb e-mail ja siis ma saan järgi minna. Et ma loodan, et homme enne ei lähe siit kuhugi, või no mitte ei looda, vaid homme me ei lähe kuhugi enne, kui see e-mail tuleb. Ja kui see e-mail tuleb, siis ostame selle vinegeti ära. Ja siis sõidame, võtame peale ja läheme minema siis Itaaliasse. Tegelikult täna on nagu ilm ilus, nii et me otsustasime, et me läheme kuhugi jalutama. Aga enne veel. Meil oligi kõige suurem probleem oli see, et meil hakkas vesi otsa saama. No vett oli umbes mingisugune 5 liitrit ja taga tegelikult on 20 liitrit veel seda vett. Aga pott oli täis. Kõige suurem mure oli see, et pott on täis. On ju. Noh, riideid tahaks ka pesta, ennast tahaks ka pesta, aga okei, nende 1 päev ootab või 2 päeva ei ole hullu. Siis ühesõnaga siin on ainult campside'id ümber ja siis siin on sewage treatment plant, ehk siis, kuidas see siis eesti keeles on? Ongi kanalisatsiooni töötlemisjaam või midagi. Ja sõitsime sinna värava taha, me seal muidugi Parkfornaidis oli kirjas, et seal võiks saada tühjendada. Sõitsime sinna värava taha ja helistasime värava pealt kella ja küsisime, kas saab. Onu oli, joo, yes of course. Tegi meile värava lahti, hüppas ratta selga, näitas kuhu panna kõik särgid, värgid. Saime vett, saime poti tühjaks. Ja jah, väga huvitav kogemus oli, aga väga sõbralik mees oli. Oli mingi suur, üüratult suur see töötlemisjaam oli. No seal kõike võeti vastu, seda lehmavirtsa ja igast asju nagu. Et sinna saime siis tühjendada oma poti ära ja saime vee peale, uue vee. Nii et nüüd mul on väike plaan õues pesta ennast täna. Ma ei tea, kas see on hea mõte. See on nagu, muidu ma arvan, et ma teeks ära, aga mind natuke häirib, et siin on nii palju inimesi kõnnib kogu aeg. Et kui see oleks nagu siuke rahulikum kant, kus keegi inimesi ei tuleks, siis ma teeks kindlasti. Aga praegu ma natuke mõtlen selle peale. Et tegelikult, kui ma niimoodi õues olen, päike paistab peale, on väga mõnus. Tuleks vesi natuke kuidagi leigemaks äkki saada, aga mõtlen selle peale. Et võib-olla ma siin bussi taga ikka teen. Ma ei saa ju. Mul pole ühtegi sigareti süüta, et ma pean seda hakkama kõigepealt ühendama. Ühesõnaga, ei, ma ei pese siis täna ennast siin. Ilmselt lähme jalutama, aga jah, siuke lugu siis. Näete, juuksed seisavad juba peas püsti. Nii et näeme siis varsti jälle või millalgi. Igastahes me oleme tagasi oma ööbimiskohas ja täna oleme jälle siin. Nii et nägemist. Ütleme nii, et järjekordselt, kui mõelda, et me oleme tegelikult nagu natuke lukus siin, siis tegelikult ei ole üldse paha koht. Sealpool on mäekesed nagu näha. Sealpool on mäekesed. Vaateid jagub igal pool nagu. Täiesti ebareaalsed mäed lihtsalt. Et võib siin 1 päev oodata küll, eriti kui ilm on nii ilus. Et praegu on mingi 15 kraadi sooja ja ikka väga mõnus. Ja see tee nüüd, mis siin on, mis te näete, see tee. Seda mööda me sõitsime eile bussiga.
Kärt minu arust filmis ka. Me tulime sealt poolt, sest Google Maps ütles, et tulge mööda seda teed. No see ilmselgelt on tegelikult vist autotee. Ühtegi märki ei olnud, inimesed tulevad siia ka. Ja siis minge üle selle silla. Noh, vorst on siin teile võrdluseks. Siit oleks meil meie Matilda üle mahtuma. Siis me sõitsime edasi mööda seda lõppu, seal on järgmine sild, võib-olla on natuke näha ka, ma ei tea, kas on näha kaamerast. Aga seal oli kaalupiirang, mingi 2, millegiga tonni, aga me oleme üle 3 tonni, nii et me ei läinud sealt ka üle. Ja siis me sõitsime mingi ringiga ja tulime suure tee pealt ja täna me olime juba tunduvalt targemad, nii et täna me jõudsime kohe ilusti kohal, tulime õiget poolt. Vot siuksed lood siis. Vaadake, ma ostsin neile 5 euriga. Beebijoonama. Nagu seda naist teeb ainult mingi pudi-padi õnnelikuks lihtsalt. Ja siis ta elab bussis, kuhu mitte midagi ei mahu, et ta tahaks kõiki pudi-padi osta lihtsalt. Ja ma oleks igast Halloweeni dekoratsioone, kes oleks tahtnud. Jõuludeks dekoratsioone ei saa. Täitsa, jah. Meil on siin kodusõda. Ta just süüdistas mind. Võta kaamera, filmi midagi. Ma ütlesin, et kaamera on sinu käes. Aga sa ise andsid mulle koera, ma ei saa filmida. Ja tegelikult ta ise võttis mu käest koera, sest ta tahtis mingi Instagrami pilte saada, videosid saada, kus ta üle silla läheb koeraga mingi vaata mind, ma lähen üle silla. Ja siis ma pidin filmima ja siis kõik asjad olid tema käes, siis mina olen süüdi jälle. Aga vaadake neid vaateid parem. Suht ok. Ma ei oska midagi öelda. Nagu igal pool on ainult mägi. See on nagu täpselt siukses orus või ma ei oskagi kutsuda, nimetada seda. Ja siin on see kakajaam, kus meie kaka ujub. Keda huvitab. Lõhn on ka veel tunda. Suhteliselt ok. Aga jah, seal kuskil metsa sees on siis meie buss, seal on see sild. Seal kuskil on näha ja sealt sillast edasi ongi meil buss ja seal me ööbime. Ja vaade on umbes siukene, nagu siit näete. Et jah, saame hakkama veel, ma arvan. Eriti kui ilm on nii ilus. Mingi 15 kraadi on, nii et see on väga ok. No nüüd juba hakkab vaikselt langema, sest päike läheb sinna mäe taha. Aga muidu olin väga mõnus ilm tegelikult täna olnud. Nii et jah, jätkame oma jalutuskäiku. Kärt on nüüd rahuldatud, ta on väga õnnelik, et ma võtsin kaamera kätte ja filmisin. Selge. Täna on siis uus päev ja meie kogemus oli siis täna selline, et meil käis politsei. Täpselt siukene oli siis ka, kui see koputus käis vorst lõugas. Ja... Oota. Nii. Ja siis ma mõtlesin, et me kuulsime, et auto tuli, sest siin ei sõida väga autosid ja siis mõtlesin, et okei. Ja siis tuli keegi mingi tüüp koputas, nii nagu Ints näidas. Ja siis Ints ütles, et politseis, mina ei uskunud teda. Ja siis ta ütles, et päris politseis, ma olin okei. Aga nad lihtsalt uuris, mis me siin teeme ja me rääkisime, me ootame oma pakki, et pidi eile tulema, aga ei tulnud ja et me lähme täna minema, et no worries on ju. Aga jah, see oli ikkagi natuke, ma mõtlesin, me saame trahvi või ma ei tea, mis me saame. Aga noh, õnneks ei saanud trahvi ega midagi, et lihtsalt küsisid dokumente, kontrollisid üle ja igatahes võib-olla tõenäoliselt keegi kaebas meie peale, et me siin oleme. Jah, sest nagu tee pealt ei ole näha siia, kus me oleme, et ilmselt keegi, kes siin jalutab hästi palju inimesi mööda, ilmselt keegi siis mõtles, et vaatas, et mingi kahtlane valge buss seisab siin metsa vahel, et helistab politseisse. Aga jah, ei, kontrollis dokumente, küsis jah, et millal tulime ja millal plaanime ära minna ja seletasin ära, et me ootame pakki ja siis soovis ilusat päeva ja kogu muusika. Aga no südame pani põksuma küll ikka. Ints oli niimoodi ka päris. Ma nagu üldse, ma olen nii kindel, et me saame trahvi, sest alguses ma pistsin pea välja, alguses vaatasin, me olime mõlemad voodis. Tulin alla, siis ma nägin, et politsei on aknast. Ütlesin Kärdile, et politsei, siis läksin välja ja siis ta ütles kohe esimese asjana, et dokumendid. Või küsis, kas räägid saksa keelt, ma ütlesin ei, siis ütles kohe, et autodokumendid ja enda dokumendid. Ja siis ma olin nagu 100%, et nüüd me saame trahvi, aga samas millegi eest pole saada, sest siin ei ole ühtegi keelumärki, et siin ei tohi seista ja nii edasi. Ja ei saanudki. Aga nüüd me lähme lõpuks selle paki äärde, e-maili meil ei tulnud, aga seal on näha, et see deliverd on kuskile pakiautomaati, kus on väga kehva parkimisega. See ei ole pakiautomaat. Või vabandust, postkontorisse. See ei ole postkontor. See on mobiili parandus
koht, kus parandatakse mobiile. Ok. Sinna me lähme oma mingi Shark Repair Shop. Siuke koht on. Me lähme siis sinna igatahes ja siis täna ehk jõuame Itaaliasse, sest ma olen väljavaringus saaks ennast pesta ja kui väga hull või seal leia mingi ööbimise lähedalt, siis äkki saame pesuga ära pesta, et see oleks väga tore. Aga ma arvan, et see on Dolomitis natuke keeruline nende... Ja. Ma panen uued püksid. No igatahes me vaatame. Tahaks ennast pesta küll väga. Ja kõigepealt tahaks selle paki kätte saada. Jah, vaatame, kas me jõuame. Just. Siin ei ole e-maili aadressi, siin ei ole mitte midagi nagu. Me saame igatahes paki kätte. Jah, saime paki kätte kuskilt mingit türklaste mobiilipoest. Reaalselt. Aga Tiger Expert tegelikult nägi väga palju vaeva, et see pakk üldse jõuaks meile. Vaatame, kas on õige. Issand, kus on pakitud. Joh, Heidi. Me saatsime siis mingi sellega vastu. Mingi ümbrikuga, no see katkin nagu nii. Aga jah, siuke jublakas siis. Siuke jublakas. Ta on siuke nagu siga ja nagu käib sigaretisüte asjade hulka. Et nüüd meil on see olemas. Aga hea. Ja, kuigi me saime töötava lahenduse juba kätte, mis ma igaks juhuks tellisin, aga vaatab. See on selles mõttes ka hea, et siit saab näiteks otse USB-C-st läpakat laadida. Et me ei peaks inverterit üldse tööle panema. Et me võib-olla proovime seda seal hoopis. Kuna meil see Starlinki asi tegelikult töötab üli hästi praegu see uus. Jah, töötab küll. Aga jah, selles mõttes thanks, et nad üritasid üldse saata. Sest nad ei olnud enne sükst asja teinud, aga jõle kahju, et see jõle keeruliseks läheb siin riikide vahel nagu. Et Eestist Lätti saata on tunduvalt kergem ja Soome, ma arvan. Aga nüüd lähme Mäkidisse, võtame väikse Mäki ja siis hakkame sõitma Itaaliasse. Jep. No tere tulemast Itaaliasse. Eile õhtul sõitsime siis Itaaliasse. Pimedas. Mööda mingeid väga toredaid mägiseid teid. Käisime ka pesemas. Kuskil ujulas Itaalias juba siis. Näha ilmselt ei ole, aga käisime. Ja sõitsime siis kohe sealt mägedest alla ka. Nagu näha, siis mäed jäävad nüüd eemale meist natuke, sest tahtsime natuke sooja saada. Ja kuna me teadsime, et järgmised paar päeva nagunii saab, siis me ei jäänud sinna üles mägedesse, vaid tulime siia alla ära. Ja liigume siit vaikselt ilmselt ranniku poole otse. Aga jah, täna olime sellises free campsite'is. Siin on näha seda poti tühjendusteemat ja veesaamisteemat, aga siuke mingi free campsite, neid on Itaalias hästi palju. Sest siin ka ei ole wildcamping nii-öelda lubatud. Et siis praegu täna jääme siia. Praegu on siin hästi noisi, nagu hästi palju autosid sõidab ja hästi oleme päev läbi siin tööd teinud ja nagu ei ole üldse meeldiv. Aga eile mingi peale 11 või peale, enne 11, mingi pool 11 jäi väga vaikseks ja öö läbi oli täielik vaikus nagu. Aga hommikul hakkas pihta, et siin on mingi tööstusasjad kõrval ja nii edasi, et see hakkas uuesti pihta. See mingi sõitmine. Võt, aga täna liigume siit jälle ära ja kuhugi poole natuke ranniku poole edasi ja vaatame, võib-olla on väike plaan nädalavahetusel Veneetsiasse minna, kuna me kumbki pole käinud aga see ei ole mingi kindel plaan, et me lähme, aga me mõtleme selle peale, sest seal on natuke keeruline. Natuke kallis on, mitte keeruline vist. Ja ei tea, kui hästi see turvalisusega sel teemal on buss, kui kuskile parklasse jätta. Aga me mõtleme, vaatame seda. Igastahes Kärtel tahab siin nüüd hoolega minna pesu pesema, nii et ilmselt lähme miskit pesu pesema ja pesumajja ja siis mingi hetk liigume ka, et vot, nii on lood meiega siin pool sood, et eks siis näitame pesumaja ka, kui seal on võimalik, nii et pesu done, kuivatus done, kõik done. Nüüd peame riidid kappi ja let's go! Saime pesu pandud, aga mõned asjad on ikka märjad, nii et
siit saan mina pähe. Siin mingi kapi vahel mingi pusad. Ja noh, seal tuulutame oma madratsid, nii et selline see buss on. Ei, no meil on hea lihtne tee, vähemalt ei ole ühtegi nõela silma ega mitte midagi ei ole tulemas. Nii et ei ole üldse probleemi. No, aga jah, 50 kiltsa sõitu tund aega. See ütleb nii mõndagi. Jep. Kui tore. Tule vaid. Mitte midagi ei näe lihtsalt. Oleks mis väga kiirtee võtta. Vist oleks võinud selle kiirtee võtta, ma arvan. Nii et let's go. Selle tunneli pärast ei tohi matkaautod siit tulla. Pole vaid, kas see kõik on tunnelis sees või? Ärge ajage mulle siukest jama. Võta käsi eest ära. Õnneks vist ei ole. Ole vaid. Sellepärast ei tohi matkaautod tulla siia. Jep. Sest siin oli keeld, et matkaautod... Okei. Teine veel. Mitte teine veel, vaid kõik need on siuksed. Ai, see on juba lebo. Jumalauda! See on väga rets tee. Ma arvan, et see on kõige retsim tee, kus me sõitnud oleme. Ole vaid, mis vaatad, sest sa lihtsalt nagu trepp lihtsalt läheb alla, teed lähevad nagu trepid alla. Jumalauda raisk! Ma ei tohi nii taha ka jääda teistest nagu. Siis mingi hetk ju kuradi läheb teistel vastutulijatel läheb roheliseks ja siis ma jään nii all vastu. Ma arvan, et see on mingisugust... No ilmselt on mingite varudega, jah? Jah, ma arvan varudega. Seal on mingi 10 sekki mõne valgusfoori peal. Või oli minut midagi, aga ma ei tea. Ma arvan, et see on varud, aga ma arvan, et siin on ka see, et mingid andurid. Siin nad ootavad. Nüüd on aru saada, miks siia matkaautosid ei lubatame. Jab. Siin on vaata kohe vets ka, et saad pruuni püksist välja laputada. Okei, ma pean nüüd siin... Vaata sinnapoole näite kaamerat parem. See on retsit ilus. See on mega kena. Aga see tee on ikka mega kuradi rets meil olnud. Seal on need mingid ajaloolised pildid ka olnud, et kuidas siin kunagi mingi ees... See on jälle samasugune mingisugune mäe, nagu mingi kuradi vankri tee, mis vanasti oli, nagu seal Sitsiilias, mitte Sitsiilias. Ja Sveitsis oli vaata, et kõik need pässid on tegelikult vanad mingid teed. Et nüüd tegelikult on ju ringi ka, siin on ka samamoodi ringi on tegelikult tehtud kiirtee ju, aga me mõtlesime, et me ei taha maksta. Kuigi tuleb välja, et see summa ei olnud väga suur. Aga ma ei ole tegelikult väga pahane, et me siin sõitsime, sest ta ei ole bussile väga raske olnud. Ta on pigem nagu mulle nõudlik kui bussile nõudlik nagu. Et kõrguse vahed ei ole nii suured, kui nagu tundub. Et on, ma ütleks, et jah. Väga huvitav kogemus jälle. Terve Tuloa. Täna siis ööbisime siukses kohas, siuke tasuta campsite. Tasuta elekter, veed, särgid, värgid. Öösel oli 4 masinat, hommikul küll 7 läks 1 masin ära. Et 12 siin need Peugeot või mis nad on, tunduvad, et on siin konstantselt kogu aeg. Aga muidu siuke, noh, siin kõrval on jälle mingid tööstushooned või siuksed tootmishooned. Hommikul hakkas jälle elu pihta. Aga öösel oli ikka mega rahulik ja okei olla. Ja noh, vaated on ikka nagu ikka siin päris ilusad. Mäed on siin igal pool. Seal ka pilvede sees on mäed. Sealt kuskilt me siis eile tulime. Aga siuke elu, jah. Siuke väike 4 kohaga parkla on siis kämperitele tehtud nagu riigi või siis kohaliku omavalitsuse poolt.
et ei oska kurta millegi üle. Tasuta elekter, tasuta asjad. Tule, ära nuusi seal. Tasuta asjad, et selles mõttes, mitte et ära siia elektrikapi peal lase, saad särtsu. Aga mis tore on siuksed tasuta kohad on. Selles mõttes, et kuna neil on veel nii-öelda vabas looduses olemine on nii-öelda illegaalne, siis on nagu tore, et see riik ei ole nagu lihtsalt käega löönud sellele teemale, vaid on nagu teinud kohad, kus sa siis saad olla ka tasuta, ilma rahata. Et kuigi kui sa oled kuskil siukses kohas, kus sa kedagi ei häiri, siis ilmselt ei ole ka hullu, et aga me siiamaani siis 2 ööd oleme nüüd Itaalias olnud, mõlemad korrad oleme olnud siukses tasuta kohas. Mis jääb meile täpselt tee peale ja miks mitte. Et kuna päikest ka ei ole, siis on hea mugav, kui elekter ka olemas on nagu. Et jah, aga ega muud ei olegi. Täna on reede, täna on tööpäev meil veel endiselt. Mul just lõppeski hommikune koosolek ja viin vorsti väiksele tiirule ja siis teeme hommikusööki ja siis jätkame tavalise tööpäevaga ja ilmselt täna öösel oleme veel siin samas kohas, et ei hakka kuhugi minema. Et siit on Veneetsiasse mingi tunnikene sõitu, mis on nagu fine. Et kui hommikul varem minna, siis peaks nagu olema jõudma okeil ajal sinna Veneetsiasse ka homme. Ja me tegelikult saabki see nädal juba läbi. See nädal vast midagi huvitavat ei toimunudki. Käisime seal matkal ja siis meil oli pakiseiklus, politseiseiklus ja vist rohkem nagu ei olnudki. Et see nädal saite siukest, ma ei tea, tühist videot. Tegelikult ma ei tea, kuidas eelmist nädal üldse välja tulid. Aga see nädal me kuidagi olime kehvad kaamerad kätte võtma ja asju, et jah, vaatab. Võib-olla me siin varsti enam ei saagi YouTube'i jätkata niimoodi, ei jõua lihtsalt töö kõrvalt tead videosid teha. Aga täna siis on plaan veel rappi teha ja siis vaatame homsed plaanid üle ja siis võib-olla mängime täna õhtul, vaatame, mis tunded on. Ja siis teeme tuttu, sest homme tõenäoliselt peab vara ärkama. Aga me oleme juba harjunud, me ärkame iga päev mingi enne 7 üles juba. Nii et siuksed pensionärid. Me just editime seal, või Hintsi editis seda Balkani videot, siis seal oli mingi oi, märkasime täna nii vara, et 11. Nüüd mingi, et enne 7 on päris hea. Vot, aga jah, näeme järgmine nädal. Bye!